36 000 ameeriklast suri Koreas, veel 58 000 suri Vietnamis ja Afganistan kestis tervelt 2 aastakümmet. Ja siiski, tehniliselt võttes ei olnud neist ükski kunagi sõda. Tegelikult oli viimane kord, kui Ameerika Ühendriigid kellelegi ametlikult sõja kuulutasid 5. juuni 1942 ja see oli just Rumeenia vastu, kõigist võimalikest riikidest. Tõde on see, et tegelikult ei ole kunagi olnud presidendi otsustada, kas Ameerika läheb sõtta või mitte. Ainult kongress saab sõda kuulutada ja kogu riigi ajaloo jooksul on nad seda teinud täpselt 11 korda, hõlmates 5 erinevat konflikti. Oli 1812. aasta sõda Suurbritannia vastu, Mehhiko sõda aastal 1846, Hispaania vastu aastal 1898 ja siis esimene maailmasõda ja teine maailmasõda, kus ühele sõjale anti mitu sõjakuulutust, üks iga vaenlase riigi kohta. Järgnenud 8 aastakümne jooksul Ameerika on pidanud sõja järel ilma, et oleks ametlikult ühtegi neist kuulutanud. Korea oli ametlikult lihtsalt politseioperatsioon ÜRO egiidi all. Nii nad seda nimetasidki. Vietnami sõda toimus Tonkini lahe resolutsiooni alusel dokument, mis oli nii ebamäärane, et mahtus ühele lehele. Seejärel lahesõda, Afganistan ja siis Iraak. Kõik need toimusid millegi alusel, mida nimetatakse AUMF-iks. See tähendab sõjalise jõu kasutamise volitust, mis tähendab tegelikult lihtsalt seda, et kongress kiidab sõjategevuse heaks, kuid väldib väga hoolikalt sõna sõda kasutamist. Miks siis Ameerika ühe ainsa sõna ümber niimoodi kikivarvul käib? Noh, see on sellepärast, et sõja väljakuulutamine ei ole lihtsalt teade. See vallandab kodumaal tõelise laviini. Presidendile antakse äkitselt nii suur kontroll, mis ausalt öeldes hirmutaks sind. Tal on kontroll tehaste, hindade ja isegi selle üle, mida inimesed tohivad öelda. Ja asi läks ainult hullemaks pärast aastat 1945. Sest just siis lepiti maailmas põhimõtteliselt kokku, et sõja alustamine on sõjakuritegu. Nii et püsti tõusmine ja selle väljakuulutamine ei pannud sind enam tugevana paistma. See pani sind süüdi paistma. Kui sulle meeldivad sellised huvitavad lood, siis telli kanal.